Ma armast and raisamist. Ma armast and surfamist. Aga just seal kus need cox koku savad. Minu yaks on si param hetk. Sadama kogu egg taga ion. Michaela Jones, Kirglik surta linete surfaya, Kesoli tuntud vapustavata piltida jadvustamisa polist kerdavat linetoro seest, suri, neligamen neliastaselt, traagilises surfamisõnnetuses Indoneesias. Ta oli tagasihoidlik kunstnik. Hema pildid olid uskomatud. Tema Lena visa jutlas seda, meenutades Michaela Alkartas duratavat surfifotografiat. Jones, professionaalne surfer Hawaiilt, ta oli tuntud selle poolest, et riskis oma elu ja tervisega, et jadvustada fotosid ja videoid sügavalt lainetoru seest. Tema Instagrami konto näitas tema julge töövilju, kristalselged fotod, kus ta vaatas ülespoole, kui lained tema ümber kaardusid ja moodustasid torusid, samal ajal kui ta oma laual küürutas. Mõned pildid paljastasid imelisi päikesetõuse ja loojanguid, mis olid tema ees lainetunneli kaudu nähtavad. Hawaii surfafotographist colleague Woody Woodworth nimetas Michaela Jonesi fotograafiat hämmastavaks, tuues eriti esile ühe foto kui parima surfipildi, mida ta kunagi näinud on. Siis suurepärane foto, mis ilmus Surfers Journali kaanel, kujutas Jonesi säravas türkiissinises torus, vasak käsi välja sirutatud seina poole, mis peegeldas nii sisse voogavat hommikuvalgust kui ka Jonesi enda siluetti. See on 10 punkti surfamise eest, 10 punkti fotograafia tehnilise poole eest ja 10 punkti idee eest, ütles Woodworth. See on kahtlemata kõigi aegade võidufoto. Jonesi kirg ookeanis surfamise vastu aldas juba noorena, kui ta kasvas üles Kailuas, Oahu aidarannikul. Ta hakkas surfama umbes 7 või 8 aastaselt ja teeselise algusaastatel võistles ta juba amatöörvõistlustel. Ta võitis 2 riiklikku tiitlit poiste kuni 12 aastaste vanuseklassis, mis andis aimu, kui osavaks surfariks ta saab. Noore täiskasvanuna pöördus Michaela Jones profitasemele ja sai sponsorlepingud, mis võimaldasid tal lainete jahil käia ning avastada eksootilisi surfisihtkohti nagu Tahiti, Fidži, Lõuna-Aafrika ja Galapagose saared. Surfiaja kirjad kajastasid tema saavutusi, kus ta võttis ette suuri laineid ja sooritas julgeid õhumanöövreid. Tuntud surfibrändid kasutasid tema pilti oma reklaamides. Aga Michaela Jones unistas millestki enamast kui ainult hiiglaslike lainete sõitmisest. Ta tahtis jadvustada seda kogemust seestpoolt, otse nende metsikute lainete seest, mida ta püüdis taltsutada. Ta hakkas 1990-ndatel kinnitama kaameraid oma lauale, et jäädvustada surfamise ajal enda vaatepunktist filmitud kaadreid. Pärast GoPro kaamerate leiutamis sai Michaela edevedalt sponsorluse ning kasutas mitut kinnitatud GoPro kaamerat, et luua kaasahaaravaid 360 kraadi pilte. Jonesi tehnilised oskused ja loomingulisus kaameraga olid võrdsed tema julgusega surfarina. Ta nihutas surfifotograafia võimaluste piire, leiutades uusi viise, kuidas end laine südamesse paigutada. Kuigi see oli revolutsiooniline, ei jäänud see hooljulge lähenemine tagajärgedeta. Michaela Jones oli ühel korral pärast rasket kukkumist peaaegu uppunud, kirjeldades seda traumeerivat kogemust kui kehavälist nähtust. Ta lendas taevas ja vaatas alla ning tema keha hõljus ookeanis, meenutas tema isa ja siis kuulis ta oma tütarde hääli teda kutsumas, issi, tule koju ja siis läks ta tagasi oma kehassa. Jones tuli kuidagi teadvusele ja lained kandsid ta rifle. Hulimata surmalähedastest kogemustest ei suutnud Michaela Jones vastu panna hiidlaslike lainete võrule ega võimalusele neid seestpoolt jäädvustada. See on nagu haigus, Michaela sõnul. Aga kui jõuad kohta, mida oled uurinud ja laine on kohal, tuul on õige ning oled kohe täiusliku, inimtühja lainesse välja aerutamas, siis just see ondi kõige olulisem. Sealt saan mina oma dosi käeg. 2014. Aasta, Surfers Journal. Profiilis kujutati Michaela Jonesi kui seiklussimulist surfarit, kes asus põnevatele rännakutele täiuslike lainete otsingul. Lahkudes oma kodust Hawaii, rändas ta läbi Papua Uus-Guinea, Panama, Sri Lanka ja Azoride, dokumenteerides oma surfivõite kogu teekonna vältel. Artiklis toodi esile tema edu Sumatras, kus ta teenis mitu ajakirja esikant, sõites oskuslikult kõrgevõimsate lainete embuses. Oma polkana ühe tiidrajava vabasurfarina kuulus Here Jones pühendunud inimeste hulka, kes otsisid üle maailma parimaid laineid, jälitasid torme, et jäädvustada vapustavaid fotosid ja videoid. Selles tegevuses sai ta tuntuks oma erakordsete vaatepunktikaadrite poolest, kasutades filmilikke tehnikaid, mis võimaldasid vaatajatel kogeda koos temaga torulainel sõitmise adrenaliinirohket tunnet. Michaela Jonesi jätkav otsing ülimat lainet leida viis ta 2023 aasta juulis, Mentawai saartele. Indonesias Sumatra lääneranniku lähedal asuvad Mentawai saared on muutunud surfarite paradiisiks tänu oma ideaalsele asukohale, mis püüab laineid ja loob täiuslikud surfitingimused. Saared asuvad India ookeanis lainetuskoridoris, mis on piirkond Sumatra ja Austraalia vahel, kus kõik India ookeani suuremad lained kokku saavad.
Need Land on reisinud tuhandeid miile ilma maismaa takistuseta, et jõuda Mentawai saartele, kogudes tohutut suurust ja jõudu. Kui Need Landed jõuavad tihedalt paiknevate saarteni, koonduvad nad selgeteks tippudeks ja kanaliteks, mis tekitavad maailma ühed pikimad torulained. Sellised kohad nagu Rifles ja Lances Ride pakuvad sõite, mis ulatuvad üle veerand miili, kui tingimused on soodsad. Saartelt saadav kaitse tähendab, et lained jäävad suhteliselt tuule eest varju, hoides lainepinna siledana. Ümbritseb džunglitaust ja korallrahud, mis on täis mereloomi, loovad idüllilise troopilise keskkonna. Kui varem oli ligipääs sellele kaugele surfiparadiisile piiratud, siis nüüd toovad arvukad surfitšarterid kunagi salajased lained uue põlvkonnani. Suurte lainete surferitele, kes otsivad ülimat seiklust, pakuvad Mentawai saared võrratud paradiisi. Plaanis oli jääda saartele 30. juunist kuni 10. juulini, oodates meeldejäävat surfiseiklust. Kahjuks tabas saatuslikul nädalavahetusel tragöödia. Nagu jutustas Imre Abelera, lähedal asuva kuurordi omanik, kes tuli härra Jonesi appi, oli Michaela koos oma vennapoja ja teiste surferitega vees, oodates innukalt laineid. Nende seas kerkis muljetavaldav 8 jala kõrgune laine ning Jones näitas üles märkimisväärseid teadmisi ja kannatlikkust, valides täpselt selle laine, mida ta soovis. Sel pühapäeval oli kuurort täis, nii et härra Abelera ei liitunud härra Jonesi ja teistega vees, nagu ta oli teinud varasematel kordadel. Järsku sain kõne, ütles ta. Michaela Jones oli raskelt vigastada saanud. Ta palus abi. Ta oli väga rahulik ja ütles teistele vees olijatele, ma arvan, et lükkasin oma arteri läbi. Tuli veel laineid. 4 inimest vees aitasid teda, kui ta pidi veel 2 lainet ise läbima, nii et ta võttis surfilaua turvanööri ära, et vältida edasisi lööke, ja tal õnnestus läbi minna. Laua ja paariga toodi härra Jones kaldale, kus härra Abelera neid kohtas ja talle räägiti, kuidas verine katsumus vees aset leidis. Kuigi surfilaua uimedest tingitud surmavad lõiked ei ole kahjuks haruldased, oli Jones tuntud selle poolest, et hoidis oma uimed meelega teravad kui žiletid, et teha laine peal teravamaid pöördeid. Kus vee tohutu jõuga võivad uimed kergesti surfarite jäsemetesse lõigata. Ta ootas seda, ütles HR Abelera. Ta tuesti tiedis millest laine ta tatis. Ta oli tuesti kannatlik, sai oma laine kätte, sõitis torusse, kuid ei jõudnud lõpuni välja. Ta ütles, et lain vajas korraga kokku, nii et me saime teada, et kui ta kukkus, lõikas tema uim läbi piarterit. Kui Michaela Jones kukkus lain sees, lõikas tema surfilauda terav uim läbi tema reiaarteri, mis varustab verega alajasemeid. Kohe hakkas veri tema haavast ümbritsevasse vette voolama. Nad sõitsid kiirabiga umbes 6 miili kaugusel asuvasse väikesesse haiglasse. Tõsise verekaotuse tõttu hingas Michaela vaevu ja oli teadvuse kaotanud. Surfilaua rihmast ja puudukist oli hädapäraselt valmistatud jegu, et peatada verist verejooksu tema jalas olevast peaaegu 4 tolli sügavusest haavast. Me püüdsime tund aega teda elus hoida, ütles härra Abelera. Oregoni tervise ja teadusülikooli meditsiinikooli kirurgia ja traumameditsiini direktor professor Martin Schreiberi sõnul on reia arter jala jaoks elutähtis verevarustus. Ning kui see läbi lõigata, tagajärjed võivad olla tõsised, põhjustades kiiret ja eluohtlikku verekaotust. Kuna ühine reiaarter asub kubemes, ei saa traditsioonilisi žgutte tõhusalt kasutada verejooksu peatamiseks. Selle asemel on selliste vigastuste korral oluline rakendada tugevat survet, selgitas doktor Schreiber. Surfaritele soovitatakse sageli kasutada liivapaberit, et uimede teravad servad nüriks muuta, vähendades sellega tõsiste vigastuste ohtu vees. Need ettevaatusabinõud on mõeldud selleks, et suurendada surfarite ohutust ja vähendada spordiga seotud võimalikke riske. Vaatamata häpnikul, rinnkera kompressioonidel ja meeleheitlikele katsetele teiste meetmetega suri Michaela Jones traagiliselt 9. juulil 2023. Kayla Ashton, härra Jonesi õepoeg, kes oli temaga koos selles kaugemas piirkonnas, kirjeldas keskkonda kui üht kõige keerulisemat, kus nad olid kunagi surfanud. Vaatamata Kayla siirastele pingutustele abistada, avaldas ta Instagramis sügavat kahetsust, tunnistades, et oli teinud kõik endast oleneva, kuid ei suutnud traagilist tulemust ära hoida. Ühes oma viimastest postitustest filmis Michaela Jones end surfilauda püsti tõusmas, kui laineseinad tema ümber kokku vajusid. Ega laada, kirjutas ta, peel oma naise ja laste ütles ta, on surfamine kõik, mida ma vajan. Michaela Jonesi kaotus mõjutas sügavalt surfikogukonda, kus tema kunstilised ja põnevad vaatenurga videod olid talle toonud igati väljateenitud maine. Tema töö, mida ta lihvis üle 10 aasta enne koostööd GoProga, oli tunnistuseks tema erakordsele andele ja kirjale spordi vastu, mida ta armastas. Surfamaailm leinas suurt talenti ja seikluslikku vaimu, kes oli jätnud kustumatu jälje surfikinematograafiale.
Michaela Jonesist jäid maha tema abikaasa Emma ning nende tütred Bella ja Violet, kes jagavad oma aega Bali ja Hawaii vahel. Ta jättis maha ka oma isa, vanema õe ja 2 nooremat venda, olles kaotanud oma ema Violeti 2011 aastal. Tema perekond leiab lahutust Michaela murrangulistes panestes surfifotograafiasse ning lõputus inspiratsioonis, mida ta pakub tulevastele surfipõlvkondadele.